Tervist kõikidele vaatajatele, siin on tänase videos, mida me teeme. Tänase videos ma näitan teile strateegia, kuidas biitida Moltenit. Ja see strateegia on suht hea. Ma olen juba biitinud selle strateegia Moltenit ja kui te küsite, miks mul natuke teistsugune hääl on. Esiteks mul on hääl ära, mul on köha. Ja teiseks mul on teine mikker. Nii. Ma peaks ütlema, et ma on teine mikker, sellepärast et võib-olla te ei näe neid teisi content'e, mida ma tegin. Aga see on probably mu esimene video, mille ma uploadin YouTube'i, nii et please like ja subscribe. Nii. Ja ma olen tegelikult, ja kui mõned küsite, kas ma olen hate content'iks valmis, Ma olen hate'iks valmis tegelikult, kui küsib. Ja tänases videos ma näitan, kuidas saab sooloda siis Moltenit. Ja ma näitan nende toweritega, kui ma mängin. Ühesõnaga, kõik, mida sul läheb vaja, ei ole minigun. Ma unequipin selle. Nii. Maybe sul läheb scouti vaja. Ja kuna me saame, me paneme krokkos. Ühesõnaga, kui te ei saa, siis te võite panna kas sniper või scout. Ma panen praegu lihtsalt krokkbossi supportiks, et meil ei kaotaks nii kähku. Ja vahetan igaks juhuks selle scouti välja minigani. Ühesõnaga, see original loadout peaks olema siis farm, militant, military base, scout, base pilot, mille mina creatisin. Otsime mingit head mappi, mille saaks soolada. Asja ma läksin sellisele teistsugusele mapile, aga täna teeme Cybersit. Ja see, kui te kirjutate soolo, siis mõned inimesed saavad aru. Ja kõik enamuse inimesi saa aru. Nii lähme nüüd. Ja ma glitšisin läbi. Okei, rahvas, ma sain teile vähemalt näidata nüüd DDS-i, kuidas seda kutsutakse, DDS-i glitši, ehk siis Tower Defense Simulator glitši, mis on räme overpower, mis on räme nii halb. Kui sina lähed sinna mängu, kui sa oled mängu, siis sa võib mapist välja kukkuda ja surra ära. Kuigi, ärge siis pärast seda koheselt liivige ja tegime. Nii, Molten mode. Näete, mul on Molten mode. Ja lihtsalt, et näidata. Ühesõnaga, kuidas siis seda teha? Peaksin probably oma farmid panema kähku, muidu ma suren. Jep, ma panin. Ma farmid valele. Siin oleksite saanud panna scout'i, et defendida neid. Aga kuna mul ei ole scout'i, ma pean liikima. Sellise defensiga saaks ka teha Moltenile ära. Mida te tahate siin teha on, et saaksite skipida wave ja saaksite natuke raha, et panna rohkem farme maha. Ja te olete nagu probably nagu, kui eksperdid on nagu, miks sa medikut ei võtnud? Sellepärast, et medikut ma ei võtnud sellepärast, et mul ei ole piisavalt goldi. Ja, ma ei ole pelanud seda mängu. Lately, nii et jah. Ühesõnaga, skip wave. Panen päris. Okei, $500, peame natuke lihtsalt upgrade'ima. See annab meile iga raundi algus $300, kui mul on nüüd õigus. Ja järgmine round me peaksime olema able pannas lõpuks ometi midagi defensiks ja me ei liigiks nii palju zombisi. Ma arvan, et me liigime kusagil äkki 60-70 elule. Ja mul on piisavalt panna krokkbots. Okei.
Nii. Saime nüüd natuke 3 damage'ile, mis saaks väga hea speed'i. Okei, me liikime rohkem. Okei, me liikime kusagil 30 HP-le, ma arvan. Thank God, me saame neid kõiki one-shotida. Nii. Ühesõnaga jah, level 30 saavad sellele easy'lt nüüd ära teha. 2 level 1 scouti peaksid ära tegema. Ja siin on nagu, kus te tahate hakata pildima oma defense'i. Siin wave'il peaks teil olema rohkem nagu scout ja võib-olla üks militant juba maas. Mis aitaks teid. Ühesõnaga, kuna ma tegelikult, jah, te peaksite räme keskenduma oma defense'idele. Nagu mitte mina. Ma pean improved handling panema, ma saaksin paremat minigun damage'id. Ja night vision kogas, et ma saaksin hidden'id näha. Nii, need 2 on... Nii, siin kohal, kus me praegu oleme... Tegelikult teeme selle selliseks level 30 tutorialiks pluss, kuidas speed'i teised multileid. Ühesõnaga, farmid liiki natuke enem, pane about 6 farms and you should be, ehk siis sa peaksid, pane 6 farmi, peaksid olema hästi. Pane 2 korpbossi level 1. Üks siis pane minigun hidden detectioniga, sest see läheb seda vaja. Ja nüüd praegu wave 11 peaks selline defense olema. Ja nüüd üritage saata nii palju krokbosse maha, kui saate. Okei, 4 krokbossi. Eks see 4 krokbossi saage maha lihtsalt. Ja andke neile siis level 2. Boom. 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 And boom. See defense peaks hästi tegema. Ja. Oi, me vist luusime siin. Ma ei ole peiduin cringe, nii et mina ei ole teie rõttesti siin. Mängus alati. Et sellest olukorda vältida, kus boss saab meil taotleda range. Guards. Meil on nüüd guardid. Näe, bodyguardid hakkavad nüüd tulema. Kes hakkavad meil nüüd defendima. Loodetavasti. Paneme veel ühe minigunneri ja anname sellele hidden detectioni. Ja siin me loodame, et veel uusi. Ja siin kohal, kus te olete, te peate hurryma up ja hakkama farmima. Nüüd on teil defense solid, kuni ma ei tea, round 20 vähemalt. Või kunagi round 21-22 kusagil. Nüüd oleks aeg place'ida oma kõik farmid. Ja hakata need upgrade'ima. Aeg. Ja kui te ei feeli safe, mida mina praegu ei feeli, te võite saada level 3 krokbossi. Mis paneb double guard'i ja annab drumgunni krokbossile. See on väga hea. Ja ma ei feeli eriti praegu safe selle peale. Okei, me killime selle bossi ära ja siis me saame sellega tegeleda. Meie defense on adventure'le praegu väga low. Me kindlalt ei survive'i giant bossi, kui ma praegu ei saa ka level 3 minigunneri või midagi hea paremat. Ma upgrade'isin selle Apple farmiks. No, as well 3 farmiks. Nii, põhimõtteliselt... Okei, see on koht, kus me sureme võib-olla. Kui me juhuslikult bad RNG-d ei saa. Me saame bad RNG kogu aeg. Ei saanud väga bad'i. Üks boss sureb. Ja kaardid tulevad. Nii meil oleme fine veel. Varsti me peame hakkama military base'i juba rajama.
Nii, siin on, kus teie military base'id tulevad nüüd mängu. Okei, paneme neid bad boys'e. Miks te sure, et teile tule Nightmare'sse sinna tagasi teile? Ja upgrade'iga hakati upgrade'ima neid. Mis sealt nüüd tuli? Okei, ma sain kannari. Issand jumal. Okei, autod tulevad, nii et... Nii, see on koht, kus autod tulevad. Necromancer. Okei, see on nii põgana cringe nüüd, mis siit hakkab juhtuma. Ja anna meile neile kannerid. Ja nad saaksid kannida inimesi. Okei, Molten enam siin pandud. Enamus mu truusidel on kannid. Okei, light machine gun, hea. Nii, kui te olete apparently siia jõudnud, good job. Ja teil ei ole medikut, millega tänkib võetus. Nii, good job, kui te jõudnud siia maani. Nii. Siin oleks apparently time, et te varsti saaksite mõned tangid või te olete surnud varsti. Kui mul on õigus, siis ma arvan, et meil oleks piisavalt nähtud. Okei. Ma sain siis affordida ühe tangi, aga ma ei tea, kas üks tank on piisavalt teha slow bossile. Aga me teeme niikuinii talle crap enough damage'il front. Misterid. Normaalne misteri spämm. Okei, me teeme neile ära ja siis tank peaks tulema finishima, teeme crap enough damage. Okei. Slow boss võtab kinda juba maha enda elusid. 1000 elu. Okei, 1000 eluga. No siit tuleb piisavalt, aga ma unustasin, et see ei ole 600 elu, vaid see on 400. Nad ei nerfinud seda. Palus. Okei, ma pean selle skip. Okei, tank on piisav, et ära teha. Okei, tank on perili enough, et teha ära. Me peame kindlalt rohkem farme saama. Kui me tahame survive'ida. Kui me tahame survive'ida kauemalt, me peaksime natuke rohkem farme saama. Nii ja siin on skip. Ja kui te liiga palju skipite, te võivad olla in trouble. Okei, me oleme siin trouble. Fast boss also. You gotta be kidding me. Tank. 3. tank nüüd tuleb. Tänud. See peaks vist olema ei põlda, et ära tege nendega. Okei, tore. Tegelesime Peerili nendega ära. Go cancel. 3. leveli minigunner. Peaks olema piisavalt hea. Teha ära Molten. Praegu veel. Molten bossile defineerime. 25, okei. Definitely me peame futuristic armori saama praegu. Me sureme. Nii. Meil oli barely enough, et affordida futuristic armor. Aeg affordida rohkem minigunnereid. Šokid on su päästid. Meil on suur probleem, sest meil ei ole eriti palju neid minigunnereid. Me saame ühe futuristic armor oma veel. Need peaksid olema piisavalt, et teha ära paljudele asjadele. Mitte peaks. 4 damage'it iga shot. See on väga hea ju. Ja siin kohas, jah.
nüüd siin kohas peame minigunnerid panema. Issand jumal, kui palju me saame raha. Peame okei, me saame double minigunneri, väga hea. Peame kõigile vähemalt nitrogen kogesid saama. Siis me saaksime attackida hideneid ja teha rohkem tõmbekidest. Ühesõnaga, see peaks teil 29 või 30... Oi, ei. See on koht, kus te võite luusida juba. See on speediboss koht, kus nüüd speedibosse näha. Nii tuleb nüüd varsti speediboss, vaatame. Oodake. Ja voilà, speediboss. Väga suur boss, kes võtab räme palju elusi. Tankijatena literal giant. Okei, $20,000. Nüüd on mul küsimus, kas ma upgrade'in oma military base'e ja kuna üks speediboss saab pääst, kindlalt military base'id. Okei, ma pean hakkama nüüd. Okei, ma pean hakkama nüüd seda. Misterid. Ühesõnaga, siit hakkab nüüd räme, oh my god. Need misteri bossid peavad saama nüüd räme overpower'e. Ja meil on siin taga väikese probleemi. Vaatame. Okei, me peame muretsema, siin on piisavalt tanked. Mis mul seal taga toimub? Issand jumal. See tank. Peame sellele saab selle. Okei, issand jumal, nad said murdsid sellest nüüd läbi alles. Ühesõnaga, praegu tangid seibivad meid. Varsti enam mitte. Varsti enam mitte. Kui meil ei ole piisavalt firepowerit, seda take down'ida, meil tuleb probleemid. Okei. Minigunner level 2, minigunner level 3. See row peaks midagigi tegema neile vähemalt. Ja militante teil ei ole eriti vaja, kuigi nad võite mingi support rajada. Ei ole nii. Kui siit tuleb speediboss. Mul ütleb, meil on piisavalt tanke, et selle Okei, meil vist on piisavalt. Ei ole ka. Okei, meil on piisavalt tanke. Siin on koht, kus te peate hakkama relaima tankidele praegu. Kuigi ma ei soovitaks relaida tankidel. Tankidel ma ei soovitaks ennast relaima panna. See on su top strategy. Ma olen seda proovinud. Okei, Mystery Speediboss saab läbi pae. Okei, meil on 2 Mystery Speedibossi. Issand jumal, need on nii tankid. Okei. Õnneks meil on siin taga minigunner level 3. Nüüd see ei tee eriti palju damage'it. Kuigi me ei olnud able to upgrade ima. Okei, mul ei ole pisut raha. Kui palju tanke tuleb? 1 tank, 2 tank, 3 tanki, 4 tanki ja natuke reinforcement. Okei, siin on kood, kus te võite upgrade ima hakata oma krokbossi, kui te juhuslikult ei hakka surema siin kohe. Kohe surema siin varsti. Issand jumal, kui low necromancer on. Necromancer surnud, nüüd on slow bossidega suht lihtsam tegeleda. Ja siin te peate hakkama nüüd. Siin
siin algab peatükk sellest, kuidas tõesti hakati varsti luusima. Nii, double cards hakkab parem olema. Mis annab 2 korda rohkem kaartse. See on hea, sellepärast muidu ei ole eriti hea. Nii. Kas nüüd most wanted, mis annab räme infinity kaarde? Või see, pigem see futuristic armor. Yes, save us. Farmida on meil seal taga, aga meil ei ole aega praegu farmida. Või 27. Okei, meil on kõik tangid, ma arvan, et me ei survive. Ühesõnaga, teil võiks rääkida, see ei rida täielikult olema futuristic armor. Kas ossa vana? Siin käib terve gäng marchib. Ossa vana, siin marchib terve gäng. Tank tuleb! Tank tuleb libereitima! No, aga see gäng saab surma. Ja see gäng saab surma. Ai, saanudki vä? Rohkem gängmembereid tuli ka. Helna! Misteri samane. Okei, gäng tuleb siis. Siit tuleb veel gängmembereid! Let's go! Backfire'id tuleb. Backupi tuleb. Let's go. 4 backupi. Ja veel backupi koos tankidega. Liberatoritega. 38. Okei. Ma sain nüüd railgun tangi. Okei, see on hea. Hea. Okei, gäng suri ära, aga siin on fresh gäng membereid. Aga probleem on nüüd selles, et meil on 2 speedibossi, hidden bossid. Okei, Railgun peaks nendega ära tegema. Railgun tegeles suht paljudega ära. Oh, it's other than the volcano. Okei, me survive'ime vist bossi. Enne olema boss veebi ära. Veel vist. Okei. Võtame välja Moltenid. Kui me võtame välja Moltenid, siis tulevad Molten Titanid, mis on räme tugevad tagid. Ja need hakkavad siis laskma ka neid. Kui palju neil damage'id on. Okei, 7. Most wanted on 7. Neil on 3 praegu. Ehti 1. Okei, Molten Titanitega me tegeleme. It's the Molten Titan. Shoot them with everything you have and don't get burned. 666, demonic. Burn resistant. Okei, me võtame alles Molten Titanid välja. Ja Molten boss ei ole super damage saanud. Kui palju need gunnerid saavad siin taga teha. See saab suht nice. Bullshit. Palju see saab teha, okei.
about here. This you can't really much do in here. And here, that should give us enough dollars to buy another railgun tank, which is going to save our butts over here. So we have what? So yeah, we have to literally win with only using tanks, basically. Which is impossible. So yeah, niin. Ja nagu te näete, ma failisin oma attemptiga. Oota! See gunner laseb. Sell minigunner. 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 Oh, you gotta be kidding me. Nip. Jah, me saan neid removida sealt. See on lõpetanud oma töö. Võtame selle ära, aga. 52 000. Pane good use. Saa futuristic armor. Sa saate endale ka futuristic armori. Let's get a bunch of those. Not really bunch. No! What the heck, they are burned? No! Why the heck are you burned? Okei, me ei tee ära. 30 000 elu me ei tee ära. Kui oleks valem boss, ma arvan, et ma lihtsalt paneksin juba liivi. 24 000 elu. Siin on no way, et me teeme 20 000 elule ära juhuslikult, kui mingi ime ei juhtu. Ja sa menib ka. No normaalne. 19 000 elu, please. Et least anna meile raha uut. Ma ei tõmba liivi. Isegi kõik aitavad. Me saime ühesõnaga selle strategiga saab teda piitida. Ühesõnaga jah, rahvas, see oli suht see video. Ühesõnaga ma rääkisin siis kombost ja ära forgotige. Ma editi selle video nii, et jah. Ja ma üritan ühe mängu teha ja liigiseks. Aga kui te guys enjoysite, siis palun likeige. Subscribe'ige, kommenteerige. Kas ma peaksin mingisuguseid muid loadout'e tegema ja kas te tahaksite näha, kuidas ma saaksin normali piitida ja Falleni. No Fallen ma ei saa piitida. Niikuinii, mul on nii low level. Aga võib-olla ma saan äkki Falleni piitida. Võib-olla. Ja küsige kindlalt seda ka. Ma teen kindlalt 1000 subscriberil endal face reveal'i. Võib-olla, kui ma saan endale webcami. Aga igal juhul, siin on siis strategy. Siis on selline strategy nagu see loadout piitida on selline farm, militant, military base, scout ja siis Ace Pilot. Ace Piloti võib replace ida ka snaipriga, sest Ace Pilot ei matteri really siin. Ma ütlesin lihtsalt mingi suaka tavari. Ja snaiper teeb palju rohkem. No, te võite ka Ace Piloti võtta, kui tahate. Või siis vahetada see mediku vastu, sest sa saad tankida siis. Aga igal juhul siis, tšau.